Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Täna on meil saates Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitikud Eva Helme, Helle-Moonika Helme ja mina olen Evelin Poolamets. Täna räägime saates 3 teemal. Räägime minister Liisa-Ly Pakosta šokeerivast ideest rentida välja Eesti vanglakohti Rootsile. Räägime ka Karmen Jolleri sundvaktsineerimise ideest ja natukene avame seda teemat, et kohe peaks tulema meil OSCE raport e-valimiste kohta. Aga alustame algusest ja Helle-Moonika. Meile tulevad nüüd 600 moslemist vangi, et kuidas see tundub? Ja, et ma tegelikult loodan, et need plaanid ei teostu, kuigi see kõik on käima lükatud ja selle protsessi käigus on meile ka päris palju hämatud. Ehk et Liisa-Ly Pakosta on käinud ministrina meile vastamas Riigikogus sel teemal nii arupärimistele, kui ka on siin erinevate eelnõude esitamise käigus. Meil on need teemad tõstatatud ja see jutt on käinud ikkagi niimoodi, et me ootame ja vaatame ja see pole veel kindel ja siin arutame, aga nüüd kõmm tuligi uudis, et juba 600 vangi Rootsist on, kõik lepingud on alla kirjutatud Rootsi riigiga ja see rahaline kasu siis, kas ta kasu on, seda me veel ei tea, ma pigem arvan, et see raha on nii väike, et kasu Eesti riik sealt ei saa, pigem hakkame neile peale maksma. Aga et kõik on juba kokku lepitud ja põhimõtteliselt 600 vangi, kes siia Eestisse tulevad, on välja vaadatud, sellepärast, et Liisa-Ly Pakosta juba väga selgelt teab rääkida, et tulevad siis mõrtsukad ja vägistajad ja et kui te nüüd olete mures, et tulevad moslemi terroristid, siis ei, neid ei tule, tulevad mõrtsukad ja vägistajad. Aitäh tõesti, et kas see siis on parem kui moslemi terroristid, ma arvan, et nad on kõik enam-vähem ühesugused, aga mis ma tahan öelda on see, et me ei peaks sellistel teemadel üldse arutama, sest Eesti riik ja tema julgeolek ei ole müügiks ja praegu, kui üritatakse seda teemat rääkida, nagu ikka riigi strateegiline kommunikatsioon, kui nad tahavad midagi läbi suruda, siis Stratkomi jutupunktid ongi juba, et see suurendab meie turvalisust ja julgeolekut ehk et tõde on vale, siis vabadus on orjus ja nii edasi, täielik Orwell on meil jälle lahti rullumas Eesti ühiskonnas. Jah, et kuidas ta saaks suurendada turvalisust? Võib-olla ainult nii, et need inimesed, kes varem kuritegusid sooritasid, meie oma inimesed, et need ei julge enam vanglasse sattuda, sest ees ootavad neid Rootsi moslemitest kõrilõikajad, et see on ainukene võimalus, et see kuidagi turvalisust suurendab. Aga Eva, kui sa kuulsid esimest korda Liisa-Ly Pakosta ideed, kas mäletad, oli ju jutt, et kui tulevad mingid vangid, need tulevad kuskilt Inglismaalt või Hollandist ja need on mingid sõbralikud vangid, mäletad, see jutt oli hoopis teine? Jutt oli hoopis teine ja jutt oli kogu aeg ikkagi teil seal parlamendi ees ju, et mitte midagi ei ole ära otsustatud, et alles kuulatakse maad ja siis võib-olla iroonilisemad inimesed küsisid, eks ole, et kas meil on siis tulemas Tommy Robinson, et näiteks mingid poliitilised vangid, aga nüüd on pilt selge, et siis tulevad seksuaalkuritegudes, mõrvades ja majanduskuritegudes süüdi mõistetud 18-aastased ja vanemad ja siis selle jutt on ikkagi niimoodi, et hakatakse suurendama Lõuna-Eesti julgeolekut. Aga mul on nüüd küll küsimus, et kui meil on praegu Tartu vanglas 933 kohast on meil täidetud 333, siis see näitab, et Eesti on turvaline riik, et meil on küll kuritegevus, aga see on täiesti kontrolli all. Ja et see juba näitab ju seda, et meil on, eks ole, vanglad on tühjad. See näitab, et meil ei ole kurjategijaid. Ja minu meelest riigile, Eesti riigile on see täiesti alandav, et me võtame teise riigi kurjategijad enda vanglatesse.
ja kunagi ei ole ju olnud vangide pidamine mingi kasumlik projekt, see nagu selline häda, noh, et ühiskondlik kokkulepe, et inimesed, kes ei saa ühiskonnas hakkama, need paigutatakse eraldi, aga nüüd me oleme sellest loonud justkui mingi müügi- või ekspordiartikli, Monika. No me räägime summast ju ka ainult 30 miljonit ja mis on 30 miljonit aastas. Et kui me mõtleme, et 600 vangi tuleb selle raha eest siis ära majutada, ülal pidada, neile kõikvõimalikke teenuseid osutada, alates siis tasuta hambaravist ja lõpetades halal toidu ja tõlketeenustega. Et mina olen täiesti kindel, et esiteks sellest rahast kaugeltki mitte ei piisa ja teiseks, millest ei ole ka üldse räägitud, ma tegelikult korra mäletan, et keegi meie fraktsioonist ka küsis Pakosta käest või oli see siis kellegi teise käest, kes ka sel teemal, koalitsioonipoliitiku käest, kes sel teemal siis sõna võttis Riigikogu ees, et me küsisime, ma arvan, et võib-olla siin infotunnis, kui me näiteks peaministri käest küsisime, et kuidas on siis nende pereliikmetega, kes siis kelle nagu rahvusvahelise õiguse kohaselt on ikkagi õigus oma lähedasi vanglas külastada, ükskõik kas nad on siis oma kodumaal või kusagil mujal, siis ta ütles ja see õigus on olemas ja need pereliikmed Eesti ei saa kohe kindlasti takistada neil siia tulemast. Nii et selle 600 vangiga, kes tulevad Tartu vanglasse, tulevad kaasa ka pereliikmed ja kui Liisa Pakosta on meile kategoorilises imperatiivis väitnud, et neil on mingid punased jooned, et need vangid tulevad siia ja kui neil on karistus kantud, siis nad lähevad tagasi ja ühesõnaga Eesti ühiskond kuidagi ei saa sellest puudutatud, siis vabandust, aga see on täiesti vastutustundetu jutt, selles mõttes, ma arvan, et ta teeb seda ka teadlikult. Et kui need pereliikmed on käinud kõikide nende, kui me räägime, eks ole, nagu sa ütlesid, eks ole, rasked seksuaalkuriteod ja mõrvad ja majanduskuriteod, need on väga pikad karistused, mida nad kannavad. Ehk et kui need pereliikmed on kõik need aastad olnud siis saanud siia, ma arvan, et nad isegi saavad Tartusse endale siis kinnisvara muretseda, neil on kõik Eestis on neil kõik õigused olemas selleks, keegi ei saa neid takistada. Et nad tulevad ja seavad ennast siin kenasti sisse, kui nende lähedane siis vabaneb karistuse kandmisest, siis tema pereliikmed on kenasti siia ära integreerunud, ma arvan, et teda on integreeritud, eks ole, tõlke ja tervishoiu ja kõikide toredate teenustega Eesti Vabariigi poolt ka läbi vangla siis Eesti Vabariiki, ehk et nad ei lähe siit mitte kusagile, et nad ilmselgelt jäävad siia, mingit jooni isegi ei mäleta enam, et mingisugune ajutine minister Liisa Pakosta või keegi tema nimeline kunagi isegi mainis. Ja, et meil on juba praegu vanglates mõned moslemist kurjategijad, välismaalased ja nendega on väga palju probleemi ja probleemid algavad sellest, et meie vangla ametnikud ei oska araabia keelt ja meile on nüüd räägitud, et tänu nendele vangidele tekib juurde 400 uut töökohta. Eva, et kuidas nüüd kujutad ette, kust need 400 araabia keelt oskavad töötajad peaks siis Eesti leidma? Jah, üks variant on ju selles, eks ole, paralleelselt menetletakse just tööjõuseadust, eks ole, mis hakkab võõraid siis võõrriigist töötajaid, spetsialiste tooma. Et üks variant on see, aga kas te mäletate, oli paar aastat tagasi oli selline uudis lipsas meie meediast läbi, kuidas Soome rentis oma immigrantidele Tallinnas korterid. Et meie võime siin ütelda, et meie kvoot on 0, aga Soome saatis oma immigrandid meile. Nii et võib-olla on siis üks variant see. Ja, ma just tahtsin sinna ka mingisuguses faasis oma jutuga jõuda, et kes seda praegu väga tugevalt ajab kogu seda vangide siia toomise asja on siis vanglateenistuse juht Rait Kuuse, kes siis kunagi on olnud Sotsiaalministeeriumi asekantsler ja aastal 2016, 2015 läks see suur immigratsioonilaine
Euroopas lahti ja siis Põhjamaad olid ju väga lahked, kohe kõiki siis need refugees welcome, olid väga lahked kõiki vastu võtma ja noh, Soome loomulikult noh, nende, kuidas ma ütlen, sotsiaalsüsteem peab neile tagama kõik, eks ole, korteritest alates kuni ülalpidamisega lõpetades, siis neil tekkis kohe, hakkas kelluke peas helisema, et oot, aga äkki noh, meil on Euroopas kõikide teenuste ja inimeste vaba liikumine, raha vaba liikumine ka, et vaatame sinna siis oma lõunakaldale Tallinnasse, Eestisse, Tallinnasse, et siis meil olid kinnisvarahinnad Eestis odavamad, eks ju, praegu meil on siin elu kallim tänu valitsusele ja maksudele elu kallim juba kui Soomes, aga siis aastal 2016 olid need tasemed ikka päris erinevad, et kohe lõi siis, hakkas linnuke peas siristama, et äkki saaks need osad need nii-öelda pagulased majutada siis kusagile, kus Soome riigil oleks neid odavam pidada ja tõepoolest siis Rait Kuuse Sotsiaalministeeriumi asekantsleriga hakkas siis Soome migratsiooniametiga läbirääkimisi pidama, et Soome saaks siis oma migrante paigutada Eestisse ja lepiti ka kokku, et Soome migratsiooniamet ostab siis Tallinnasse kortereid uusarendustesse, uued ilusad korterid kõik ja ma mäletan ka, et Tallinna volikogu koputas läbi otsuse, et 80 siis nägu selle tehingu tulemusena siis Tallinnasse ka tulevad, sest see ei ole lihtsalt niimoodi, et Soome lihtsalt ostab need korterid ja paigutab inimesed siia, et see teenuse kokkulepet siis kahe linna vahel, eks ole, Helsingi ja Tallinna vahel, või siis, no see oli sigesti tegelikult omavalitsuse tasandil, et siis Soome riik maksab küll, eks ole, need ülalpidamised, aga mitte enam nende Soome tariifide järgi, eks ole, kus nad, noh, ühesõnaga, mis nad kõik kuus peavad saama seal, eks ju, vaid siis Eesti tariifide järgi, mis jällegi neile on odavam, aga noh, siis see raha tuleb Soomest, et seetõttu siis Tallinna linn pidi selle läbi koputama volikogust ja koputatigi see läbi, aga mis sellest pärast on saanud, mis neist inimestest on saanud, noh, me näeme, eks ole, kuidas siin jalutavad ringi, noh, täiesti võõrpäritolu inimesed, massiliselt perekonniti. Käisin just Õismäel, käisin Maxima juures ühte pakki välja võtmas ja minu meelest tuli nagu järjest ikka kolm tumedanahalist perekonda välja, eks ole, mees, naine, lapsed, noh, jällegi mõtled, et kus nad siia tulevad, kus nad elavad, mis nad siin teevad, aga noh, nende uudiste valguses, noh, on selge, et meie selja taga on toimetatud asju, millest me ei tea tegelikult mitte midagi ja nüüd nende vangidega seoses on ju veel ka see asi, mida ma enne tahtsin veel lisada, et noh, et miks meil on vanglakohad on tühjad. Sa ütlesid küll, et see võib-olla näitab seda, et või peaks näitama, et meil on turvaline riik, et meil ei ole kuritegevust ja vanglad on tühjad, aga just oli uudis, kus üks mees, kes oli siis alaealist vägistanud, teda seksuaalselt kuritarvitanud ja seal oli noh, veel neid kuriteoepisoode. Ta mõisteti küll kohtus süüdi, aga ta jäeti vabadusse. Teda ei pandud vanglasse ja see on ka meil, noh, me tegelikult teame, et meil vangid näiteks, kes on juba vabanenud vanglast ja nad on kriminaalhoolduse all ja nad tegelikult ju ei täida neid kriminaalhooldaja või kriminaalhoolduse poolt seatud tingimusi, et nad ei tohi teha seda, teist või kolmandat. Nad teevad seda kõike, kriminaalhooldajad on hädas, sest et neil ei ole kusagile pöörduda, abi nad kohtutes ja tegelikult seaduse järgi peaks nad uuesti vanglasse tagasi minema, kui nad sooritavad mingisuguse kuriteo või asja, mida nad ei tohi teha, et ja neid ei panda, neid ei menetleta enam rohkem, öeldi, et tehke nendega seal kohalikes omavalitsuses need kriminaalhooldajad, mis tahate, et vanglasse me neid ei pane ja noh,
ka seetõttu osaliselt on meie vanglad tühjad, nii et ka osaliselt selle tõttu on need tingimused täidetud, millele siis see vanglateenistuse juht Rait Kuuse tugineb, kui ta ütleb, et vanglad on tühjad ja see on Eesti riigile kulu ja et neid vanglaid üleval siis pidada ja ka inimestele tööd võimaldada, selleks tuleb tuua siis väljast vange sisse. Et noh, jällegi ma ütlen, et see on selline orwellilik maailm, mis meil siin ehitatakse, et ühest küljest, et läbi suruda või ära teha mingisugused asjad, mis on nagu selgelt, ma ütleksin, Eesti riigile, Eesti ühiskonnale laiemalt võttes kahjulikud, siis tekitatakse teadlikult kõik eeltingimused selleks, et saaks leida siis põhjendusi, et miks seda peab tegema. Jah, et kaitsepolitsei on ju juhtinud ka tähelepanu, et moslemite kogukond on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Alles neid oli siin 1500, juba on 10 000 ja võime juba lugeda ka uudistest, et Eesti elamisloaga Mohamed ja et organiseerib üle-euroopalist narko- ja relvaäri. Tal on elamisluba, seal on veel juures mitte ainult Mohamed üksi, vaid tal on veel Belgia kodanik Mustafa, huvitav nimi, eks ole, Serbiast pärit Jovan ja nemad siis tegutsevad siin meie politsei selja taga, keegi midagi ei tea, tegutsevad aastaid ja mida räägitakse meile nende moslemite sisseveo kohta? Me teeme taustakontrolli, ei tule ühtegi kurjategijat, kõik on ausad inimesed, keda me ka siia tööturule tahame lasta, aga see ei vasta tõele ja see juhtum tuli välja puhtalt ühe tolliametniku tähelepanekust ja meil Eestis toimub selline asi, mitte ainult Eestis, vaid ka Lätist nüüd leiti, et valmistatakse lausa pomme kõrvalkorteris, et selline on siis meie turvalisus, vedades sisse neid inimesi ja see ei ole veel kõik. Vähe sellest, Lääne-Virumaalt leiti juhtum, kuidas moslemite usukombe kohaselt tapeti lambaid, ega siis ei kõlba ju neile euroopalikult tapetud loomale vähe vigastusi ja kannatusi tekitavad meetodid, vaid nendel on see oma halal meetod, kuidas nad siis lasevad loomal verest tühjaks joosta, et põhimõtteliselt see tegu on piinamisega. Aga seda siis lubatakse, meil on ka seadus selline, mis lubab. Et kuhu me siis jõuame lõpuks, et kuskil laudas tapetakse loomi või võiks öelda, piinatakse surnuks ja seda kõike siis meie kallite külaliste nimel. Ja ei meie enda Eesti inimene ei tohi, ta võib siga pidada, eks ole, aga põhimõtteliselt keegi peagi enam, seepärast, et need veterinaarameti ja need riiklikud regulatsioonid on nii karmid, et sa võid siga pidada, aga tappa sa teda ei saa ja siis tulevad mingid vennad, moslemi vennad siia, kes põhimõtteliselt teevad, mis tahavad ja sülitavad Eesti riigi seaduste peale ja see on tegelikult epideemiline, see on väga suur probleem, aga mis puutub sellesse looma tapmisse, siis ma ise käisin just hiljuti reisil ühes Lähis-Ida riigis ja reis oli väga tore iseenesest, aga me lihtsalt nägime siis, kuidas see elu seal käib ja olime siis oma delegatsiooniga ühes muidu väga fancy's ja toredas ja ilusas kohas, kus meile pakuti ka natukene kruukosti, aga samal ajal me nägime, kuidas siis sealt hoovist siis ühest kõrvalhoonest toodi siis üks lambukene uhelik otsas, kes siis põtkis nagu vastu ja siis ta seoti sinna, oli kohe näha, et selline nagu renn või siukene on nagu valatud äärtega, pandi ta sinna keeld, me ju teadsime, kõik näevad ja saavad aru, eks ole, et mis temaga seal tegema hakatakse, et see on nende kultuur, nemad seal niimoodi elavad ja nad aktsepteerivad seda kõik, aga meie, kui me kogu aeg räägime, et meie euroopalikus kultuuriruumis ja kõik, et mille üle me nii uhked oleme ja nüüd selgub, et need, kes siin räägivad, on aastaid meile rääkinud euroopalikust kultuuriruumist ja selle üle uhke olemisest ja mitmekesisusest ja kuidas me kõik suudame selle ära integreerida, nad tulevad siia, nad on nii toredad ja head ja integreeruvad meie kultuuriruumi loomulikult, nüüd leitakse tõesti sealt Virumaa tallist siis need lambakesed, keda seal siis veristatakse nii, et see nende liha oleks siis püha.
igal juhul digi- ja justiitsminister Liisa-Ly Pakosta on nüüd meie kannatuse karika täiesti täis tilgutanud ja kogu opositsioon on algatanud umbusalduse. Et kui läheb hästi, siis see läheb läbi, sest alla on kirjutanud lausa sotsiaaldemokraadid ja ka Isamaa. Kuidas sa arvad, Moonika, kui edukas võib see umbusaldusavaldus olla? No praeguse Riigikogu koosseisu juures, no meil käib ikkagi ja matemaatika käib selle 101 piires, et noh, valitsus on praegu oma koosseisu muutnud ja neil on siis kahe peale kokku 52 häält, noh ütleme need aknaalused ka veel lisaks, et noh, neil vist on maksimum mingi 54 või niimoodi. Et mis tähendab protseduuriliselt, tähendab tegelikult seda, et kui vanasti, kui meil olid umbusaldamised, siis oli ikkagi, ma mäletan, kuidas siis hääletati, ka mõlemad pooled hääletasid, et tulid kokku ka need, tulid poolt ja vastu hääled, et siis koalitsioon ja valitsuse pool oli siis ikkagi sellele umbusaldusele vastu ja siis tavaliselt oli veel ka niimoodi, et see minister, keda umbusaldati, tema toetuseks oli siis tulnud ka, ütleme, teised valitsuse liikmed istusid seal loožis ja noh, see oli nagu protseduur iseenesest ja noh, tõesti see oli parlamentaarne debatt, aga noh, pärast seda, kui Kaja Kallas sai peaministriks ja noh, need valitsuse vahetused hakkasid ka ju tegelikult niimoodi, et noh, visati vahepeal ei olnud mingisuguseid uusi valimisi ega mitte midagi, et lihtsalt visati üks osapool välja ja valitseti ise edasi, ta ju valitses, Reformierakond valitses ju täitsa üksi vahepeal, eks ju, enne kui nad siis leidsid endale jalamatid sinna juurde, et nüüd meil on siis Riigikogus protseduur selline, et kui me teeme Liisa Pakostale umbusaldamise, siis opositsioonil on noh, vähem hääli, eks ole, seepärast ongi opositsioon ja koalitsioonil on rohkem, aga nemad ei tule isegi enam saali, nemad isegi ei tule enam hääletama, nemad ei tule, noh, neid ei olegi, ehk et me põhimõtteliselt ongi ainult nii-öelda umbusalduse poolt hääled ja umbusalduse vastu nagu ei olegi kedagi, et ühesõnaga umbusaldatavat ei toeta mitte keegi, aga läbi see ka ei lähe, sellepärast et koalitsioonisaadikud ei tule üldse saali ja sellel on tegelikult üks väga lihtne põhjus, et niimoodi nad väldivad ka seda, et noh, oletame, et kui nad oleksid ikkagi saalis ja hääletaksid, siis äkki keegi koalitsioonist hääletab teisiti ja mis siis küll saab, et seda siis vältida, siis tehaksegi niimoodi, et ühesõnaga pannakse koalitsioonisaadikute ees Riigikogu saali uks praktiliselt piltlikult öeldes lukku, sina siia ei tule, sina mingisugust ohtlikku olukorda igaks juhuks ei tekita. Ja, et igal juhul me saame selle umbusaldusavaldusega natukene tähelepanu tõmmata. Võiks öelda, et Reformierakond jätkab tegelikult üksinda valitsemist, et Eesti 200 panus on pigem selline käsutäitmine ja ka muidugi hulk rumalusi. Aga lähme vaikselt teise teema juurde üle, et meil on ju veel üks teine minister, kes on tulnud hullu ideega lagedale, nimelt Karmen Joller on võtnud nõuks hakata siis lapsi sundvaktsineerima. Eva, kuidas see nüüd siis ministri arvates välja peaks nägema? Jah, ta on tõepoolest sellise plaaniga välja tulnud ja see ei ole tal uus plaan, et ta ju algatas seda siis, kui oli see COVID-i vaktsineerimine väga päevakorras, et see on tal noh, nii-öelda vana missioon nüüd täita ja nüüd ta on ministri ametis, et tal on nagu palju kõvemad hoovad selle elluviimiseks. Ja ma siin otsisingi välja näiteks, et noh, ühiskonnas on ju vaktsineerimisvastasus nagu hüppeliselt kasvanud peale seda, mida tehti COVID-i vaktsiinidega. Et noh, kui siin oli, eks ole, regionaalhaigla tegi selle vaktsineerimiskampaania, kuidas siis kutsuti vaktsineerima, et tee seal samas endast ja oma plaastriga käest pilt, laadi pilt oma Instagrami stooridesse ja märgi kindlasti @regionaalhaigla. Ja kõigi loosijate või osalenute vahel loositakse välja siis 30. augustil välja iPhone 12. Sutse 5G. Jah, Sutse 5G. Ja siis
siin oli, eks ole, et laste vaktsineerimine, mis on ju tänaseks päevaks selge, eks ole, et lapsi ei oleks tohtinud üldse selle vastu vaktsineerida, aga siis oli ju välja töötatud kava, et Pfizer on lubanud tarnida Eestisse esimesed 36 000 doosi 5–11-aastastele mõeldud COVID-19 vaktsiini siis detsembri keskpaigaks aastaks 2022. Et see on nagu selline karuteene tehtud minu meelest ka nagu nende vaktsiinide, mida nagu tõesti, eks ole, ühiskonnas on vaja teha. Et ma olen ise nagu selline olnud küll, et oma lapsed alati riikliku vaktsineerimiskava järgi vaktsineerinud, aga ma pean tunnistama ausalt, et ka minus on tekitanud see praegu nagu hirmu, et ma ei olegi nagu viimaseid doose julgenud teha. Ja et ma lisaks siia veel, et tõepoolest, et Karmen Joller räägib ka riiklikust immuniseerimiskavast ja ta räägib ja üldse, ütleme, meedikud räägivad seda juttu, et ütleme, ühiskonnas oleksid selline immuunkaitse olemas, et selleks peab olema miinimum 70% elanikkonnast vaktsineeritud. Aga seda juttu me tegelikult oleme juba kuulnud aastakümneid ja selles mõttes on see tõsi, et me oleme me oleme pääsenud ikkagi ära kõikidest nendest laste halvatusest, läkaköhast, katkud, koolerad, rõuged, kõik need hullud haigused, eks ole, mis niitis ju elanikkonda siin eelmisel sajandil ja üleilmsel sajandil, ühesõnaga on ajalooliselt niitud evolutsiooniliselt, et mille vastu inimestel seda immuunvastust ei ole olnud, et seda on siis selle teaduse ja tehnika revolutsiooniga on siis saavutatud ja jumal tänatud, selles mõttes ka mina ei ole mingi vaktsineerimisvastane olnud siiani, aga kui me praegu vaatame, sa rääkisid ka sellest COVID-19 vaktsineerimisest, kogu sellest kampaaniast, et kõik see kahju tegelikult, mis on see vaktsiinivastasus, mis on ühiskonnas tekkinud, on tänu nendele samadele inimestele, kes sundvaktsineerisid inimesi COVID-19 ajal ja kes praegu räägivad meile, et me peame hakkama ka lapsi sundvaktsineerima kas või vanemate tahte vastaselt ja nüüd ongi ongi tulemas meile see nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ehk NETS, uus variant, mis on siis, mida töötatakse praegu ministeeriumite vahel välja, kus see Karmen Jolleri unistus on sisse kirjutatud. Ma jagasin seda ka oma Facebooki lehel, et kes tahab seda täiesti niimoodi piltlikult näha, minge sinna ja lugege, ma ei ole midagi ise välja mõelnud. Et tõepoolest tahetakse ära võtta siis võlaõigusseaduses need seadusi kirjutatakse siin ringi ilmselt rohkem, et viia siis kõik need vastavusse selle NETS-i uue variandiga ja mille tulemusena siis lapsed vaktsineeritakse ära läbi haridusasutuste ja lasteasutuste siis seal töötavate meedikute poolt ehk siis kooliõe, kooliarsti poolt, kuidas kusagil parasjagu on. Ja niimoodi, et kui me siiani saime lapsevanematena, saime oma tahet väljendada meie käest alati, mulle tuli ka ja ma arvan, et sulle ka, et tuli siis koju kiri, kus meil oli siis, et hakkame tegema neid ja neid vaktsiine, et kas te olete nõus, et teie last vaktsineeritakse ja siis sa said sinna kirjutada kas ei või ja see kiri läks lapsega tagasi kooli ja vastavalt sellele sinu tahtele siis neid protseduure läbi viidi. Aga nüüd nad siis tahavad teha seda, et seda kirja enam ei tule, kui sa ei ole teinud kurja kirja kohe alguses, et sa keelad ära igasugused meditsiinilised protseduurid oma lapsega juba a priori, et siis sa oled andnud vaikimisi nõusoleku, et kõiki meditsiinilisi protseduure sinu lapsega tohib teha ja isegi see on sinna sisse kirjutatud, et isegi kui sa oled selle kirja võib-olla teinud, siis kooliarst või kooliõde peab sinu lapsega ise vestluse, selgitab välja, et sinu laps on võimeline ise otsustama
ja laps saab ise öelda, kas ta siis lubab ennast vaktsineerida või mitte, aga noh, me teame, kuidas juba nõukogude ajal oli ju niimoodi, et kui terve klass astus pioneeriks või komsomoli või oktoobrilapseks, siis noh, kes see lapsena ikka tahab see valge vares olla, ütelda, et mina ei lähe, see nõudis meeletut meelekindlust lapse poolt ja noh, kes alaealine ei ole kindlasti selleks võimeline, et noh, ja siis lähebki tõeks see, mida Karmen Jollen on öelnud, et me vaktsineerime need lapsed ära niikuinii, isegi kui lapse vanemad on täiesti vastu. Aga üks väga oluline asi on selle vaktsineerimise juures veel, et kui me räägime nendest varasematest vaktsineerimistest ja miks meie, eks ole, lapsevanematena ei ole ka siiani olnud vaktsineerimisvastased, on see, et need olid vanad, läbi proovitud ja noh, juba nii-öelda kindlad vaktsiinid ja nende tehnoloogia oli ka selles mõttes erinev, et nendes kasutati seda nii-öelda elusviirust, mis siis tekitas selle immuunvastuse, et sinu immuunsüsteem tunneb selle ära ja tekitab selle immuunvastuse, aga praegused uued vaktsiinid, mida hakatakse ka meie lastele süstima, ka need samad, eks ole, kõik need läkaköhad, just nimetage kõik see nimekiri, et need ei ole enam need vanatüüpi vaktsiinid, vaid juba on need samad suured ravimifirmad selle COVID-19 vaktsiini baasil, nende inimkatsete baasil, mis nad globaalselt läbi viisid, on töötanud välja need uued sünteetilised, need mRNA vaktsiinid on sünteetilised vaktsiinid, ehk siis piltlikult öeldes, kui varem süstiti sinu organismi see viirus väga väikeses doosis ja sinu immuunsüsteem tundis selle ära, ta ühesõnaga võitles reaalse vaenlasega, tundis selle ära ja pärast teadis, kellega võidelda, siis praegu on niimoodi, et talle antakse nagu põhimõtteliselt raamat lugeda, et näed, immuunsüsteem, loe, siin on selle sinu vaenlase kirjeldus, aga meie organismide lugemisoskused on väga erinevad ja nad võivad sealt valesti lugeda, nad ei pruugi üldse lugeda osata, nad ei pruugi seda ära tunda, nii et noh, kuidas ma ütlen, me räägime sellest ogavalgust, et see viiruse kandja, eks ole, millega see sulle organismi süstitakse, on ka veel eraldi aine, mis võib tekitada väga tugevat reaktsiooni sinu organismis ja noh, sellest on ka teadlased nii palju juba rääkinud, et see on nagu omaette teema, miks veel ei tohiks hakata lapsi süstima nende mRNA viiruste või vaktsiinidega, sest et need on ikkagi päriselt läbi katsetamata. 10 aastat nõuti vanasti nendelt suurtelt siis Big Pharma firmadelt, et need peavad olema läbinud katsetused 10 aastat ja kus me oleme praegu mRNA vaktsiinid, noh, neid katsetati selle nii-öelda pandeemia raames, katsetati globaalselt, nüüd on juba ju kogutakse seda informatsiooni kokku, on turbovähk, on südamehaigused, inimesed surevad jala pealt, neid järeldusi alles tehakse ja juba siis Eesti Vabariigi valitsus ja üks endisest perearstist minister hakkab siis muutma seadust, et neid läbi katsetamata uusi vaktsiine hakatakse süstima meie lastele. Mina isiklikult ei ole sellega nõus. Ja, ka Karmen Joller on ise tunnistanud, et vaktsiinidel on kõrvalmõjud, aga kujutage nüüd ette olukorda. Laps ei räägi sulle kodus, et teda vaktsineeriti ja et ta jääb korraga haigeks. Ja me ei tea, mis olukord, et miks viga on, me ei oska isegi vanematena sekkuda. Eeva, kujutad ette sellist olukorda, et lapse peast, ütleme niimoodi ootamatult mingisse imelikku haigusesse, sa ei tule ju selle peale, et last võib olla vaktsineeriti ja tegu on kõrvalmõjudega, vaid mõtled, et äkki läheb üle. Just ongi, et kui sa allkirjastad selle nõusoleku, eks ole, näiteks sügisel ära, et sa oled nõus, et koolis tehakse need vaktsiinid ära, siis enam ei tule sulle teadet, et võt homme on selle ja selle vaktsiini vastu, eks ole, vaktsineerimine. Aga see on väga oluline, sellepärast, et vähemalt vanasti, kui mul olid, nagu lapsed olid väiksemad, oli ju see, et kui sa läksid perearsti juurde vaktsineerimist tegema, siis küsiti alati, et kas kaks nädalat ennem ei ole olnud köha või nuhu, et juba sellega välditi, eks ole, et me ei tee siis vaktsiini, et noh,
et seda ei tohi teha. Aga nüüd on nagu, kes see seal kooliõde hakkab need vaktsineerimisi tegema, eks ole, suures koolis, kus tema seal on aega nagu siis kontrollida, kas keegi on seal nohune, on köhane, eks ole, et võib-olla ta on põdenud just nagu mingisugust viirusnakkust, eks ole, et kus see aeg on. Ja siis tõepoolest, et tulebki laps koju, ta on ära vaktsineeritud ja toimub mingisugune, eks ole, haigestumine ja sa ei tule selle pealegi, et see on nüüd selle tagajärg. Ja kui on, kuhu sa pöördud? Kui ohtlik see võib olla, et kui ohtlikud tagajärjed on näiteks allergiatel, et väiksed allergiad võivad koos mõjudes väga suuri terviseriske esile kutsuda ja nüüd siis võetakse selline seadus või plaanitakse selline seadus sisse viia, laps läheb kooli, teda vaktsineeritakse ilma vanemate nõusolekuta ja võib samal ajal ka ilma teadmata, et mis siis järgmine samm on? Ei no mina ikkagi küsin, et aga kes pärast vastutab, et lapsed ja nende vanemad peavad pärast ju edasi elama kõikide nende kõrvalnähtudega, kõiki nende võimalike kaasuvate haigustega, mis võivad nagu puhkeda, et COVID-i vaktsiinist me ju teame, uuemad uuringud on näidanud autoimmuunhaigused, mis on eluaegsed, võivad äkitselt puhkeda, sest et see autoimmuunhaigus ongi see, et su organism saab nii suure löögi, et ta läheb täiesti paanikasse ja see paanikahäire kestab inimese elu lõpuni ja ta läheb paanikasse absoluutselt iga asja peale, ka nende asjade peale, mille peale enam tavaliselt ei läheks. Ja siis see tähendab seda, et sa oled, need autoimmuunhaigusi on erinevad, skleroosis multiplexist alates, mis on nagu väga ränk ja lõpetades kõikvõimalike allergiatega, mis ka ei pruugi sul elu jooksul, mis oledki nagu ravimite all ja kõik need reumatoid, artriidid ja neid päris ränki haigusi on väga-väga palju. Jah, ja lisaks, eks ole, nende terviseprobleemide kõrval on ikkagi väga oluline see ka, et kuhu nagu minnakse nagu inimeste õiguste äravõtmisega, et minu perekond on minu püha ja puutumatu, et ei tule riik või keegi minister ütlema, et vot meie otsustame siin sinu laste eest ja nagu see, et eks ole, kaamerate võrgustik nagu jälgitakse juba kogu ühiskonda. Nüüd võtame, eks ole, jälgimise valla ise oma lapsed nagu, et nagu täiesti juba vihaseks teeb see, et nagu, et kui kaugele sellega minnakse. No see on väga lihtne, vaata kui oli see kaamerate võrgustiku ülesehitamise teema, mis ühtäkki tuli välja, et seda on aastatega ehitatud ja nüüd räägitakse, et me tegime seda sellepärast, et teil kõigil oleks turvaline, et ühiskond oleks turvaline, me saame pätid ja kurjategijad kinni püüda, siis vabandust, lähme juurpõhjuste juurde. Täpselt samamoodi on selle immuniseerimisega ka, et ühiskonna sellise haiguste suhtes immuunsuse tekitamisega, et kui me ei kontrolli piiri, me ei kontrolli, kes tulevad meie riiki, eks ole, missugused kalduvused need on, eks ole, nagu sa rääkisid, eks ole, et ühtäkki leiti, et meil on kuskil korterites käib suur narkokaubandus, et siis juhtuvadki sellised asjad, et me peame siis paigaldama, kontrollima lausaliselt, eks ole, ka oma inimesi, et siis välja selgitada, et kus siis need immigrandid on tulnud ja mida kurja nad siin teevad. Ja tegelikult nende haigustega on ju samamoodi. Meile tulevad täiesti kontrollimatult sisse inimesed riikidest, kus ei ole sellist immuniseerimiskava, kus ongi leetrid, kõik need haigused, mille meie oleme saanud siin juba kontrolli alla, sest me oleme korralik riik olnud, meil on korralikud inimesed olnud, kes on nagu mõistnud seda ja kes on nagu jällegi ma ei taha minna sellesse teemasse, et need olid ka teistsugused vaktsiinid, ja nüüd me hakkame rääkima, et oi, meil on leetrite puhangud, oi, meil on need haigused, mis on, me oleme mõelnud, et on ammu kadunud, on järsku tagasi, kust nad tulid nende inimestega, kes tulid kuskilt väljaspoolt sisse ja tõid need meile, selle asemel, et kontrollida seda sisserännet ja seda, et ka nendel inimestel, kes tuleksid, et kui sa ei ole vaktsineeritud, sa ei saa siia riiki tulla, alustame siis sellest, mitte ärme hakkame oma lapsi pärast koolis massiliselt vaktsineerima, et lapsed on riigi omad ja me peame riiki haiguste eest kaitsma, me hakkame nüüd lapsi vaktsineerima. Ei, aga õigem, nii nagu
ütleme ka loomade transpordil on, et sa pead viima arstitõendi, et kõik on korras, mitte ja siis saad oma lemmikuga üle piiri. Ma leian, et kui meile tuleb sellisel hulgal immigrante, siis neil peaks ka arstitõend taskus olema, et nad parasjagu ei too meile ammu unustatud haigusi nagu leetrid ja punetised ja kõik muu sinna juurde. Sa ütlesid väga õieti, et loomade puhul me seda teeme ja inimeste puhul, eks ole, inimesed on kõige kallim vara, eks ole, lemmiklooma koeraga sa ei saa Soome minna, kui sul ei ole näidata ette, et sul on kõik vaktsiinid tehtud ja ta ei vii sinna mingit tõbe ega haigust. Inimestega vabandust ei saa. Ja kahjuks kõige tipuks keegi ju ei vastuta meie enda elu ja meie laste eest peale meie enda. Ja natukene jõuame saate lõpus rääkida e-valimistest, et see teema ei ole laua pealt ära kadunud, seda enam, et me kõik ootame pikki silmi raportit. Monika, anna lühike ülevaade, meil hakkab kohe saateaeg läbi saama, aga mida me ootame ja millal see peaks tulema? Ja no siis me ikkagi, ma teen lühikese kokkuvõtte, et see e-valimiste teema on olnud ju meie teema väga pikka aega, et kõik see, et kas see on põhiseaduse vastu või põhiseadusega kohane või on see vastuolus, et me oleme neid teemasid siin aastate jooksul ju rääkinud ja need valimispettused ja kõik, mida me oleme siin kahtlustanud ja millega me oleme Riigikohtusse, me oleme kõik instantsid läbinud, kõik, mis on Eestis võimalik teha, me oleme teinud. Ja siis, meil on midagi muud ei jäänud üle, kui me pöördusime siis riigist väljapoole ja seda sai teha ainult, see on ka, saavad pöörduda ainult institutsioonid, tavaline inimene seda teha ei saa, isegi erakond ei saa seda teha, aga kuna meie käes on nüüd Riigikogu aseesimehe koht, siis Riigikogu aseesimees on selline institutsioon, kes saab sellise pöördumise teha. Ja Arvo Aller tõepoolest selle pöördumise siis OSCE sellele eraldi rakukesele, mille lühend on ODIRH, et ka tegi ja selle tulemusena tuli siia siis väga kõrgetasemeline delegatsioon, ta vist aasta alguses käisid, eks ju. Ja käis siis läbi kõik, käis siis fraktsioonid läbi, käis Riigikogus, käis siis Vabariigi valimiskomisjonis, valimisteenistuses õigemini ja loomulikult Välisministeerium võttis nad kohe oma tiiva alla ja kantseldas neid siin ja tõenäoliselt andis neile ka teatud oma sisendit, aga oma sisendi said nad ka meie käest, said ka nende sõltumatute vaatlejate käest, kelleks üks on siis Märt Põder, kes on väga, ja ka siis Ago Samoson, kes on siis väga kriitiliselt nii meedias kui üldse avalikkuses esinenud selle e-valimiste suhtes, kes on spetsialistid. Ja nüüd me oleme seda oodanud juba aprillikuust alates, terve ühiskond on seda oodanud, seda raporti tulemust, aga ja Arvo Aller on ka küsinud, ametlikult saatnud kirja ja küsinud, et millal see tuleb, et talle siis vastati siin vahepeal, et läheb aega. Ja nüüd on siis mingisugused kuuldused jõudsid siis meieni ka, et see tuleb nüüd 16. juunil, pluss miinus või pigem pluss paar päeva, et siis me seda nüüd ootame, aga siin vahepeal on juhtunud selline huvitav asi, et oli ka korrukomisjoni istung ja see kuidagi langes kokku, sest et korrukomisjon on ka seda teemat nii kui meie juhtisime seda, eks ole, kui Mart Helme oli selle juht ja nüüd on siis Anastasia Kovalenko kõrvalt, et on seda käsitletud ikkagi jooksvalt ja läbivalt kogu aeg. Ja nüüd väga sobivasti langes see kokku, see planeeritud istung, mis oli ka e-valimiste teemal, langes siis sellega kokku, et kohe me ootame seda uut raportit. Ja seal juhtus selline huvitav asi, et tegelikult Aarne Koitmäe, kes on siis Vabariigi valimisteenistuse juht, jäi vahele, ütleks isegi häbitu valega. Kui tohib, ma tsiteeri. Ja Aarne Koitmäe kinnitas siis meediale, et audiitorid kõiki andmeid siiski kontrollisid ja ühes punktis tegid nad seda käsitsi. Ehk siis Aarne Koitmäe sõnul ei saanud sellel hetkel sedeleid välja vahetada, kuna seda kontrolliti ja mis siis hiljem välja tuli,
ta valetas, mingit pistelist kontrolli ei olnud. Vaata, seal oli veel ka see asi, et me räägime selle valimiste ühest episoodist, mis siis ühe doktoritöö, ühesõnaga ühe teadustöö käigus siis IT-spetsialistid seal selgitasid välja, et meie selles, see on üks mingisugune või siis lõik seal selles protsessis, kus on võimalik sisestada väljastpoolt andmeid ja seal me räägime mingist 300 000 häälest tegelikult või sedelist, elektroonilisest sedelist, mida oli võimalik siis sisestada. Ja loomulikult Vabariigi Valimisteenistus ütleb, et ei, meie midagi sellist ei tee, et on võimalik küll, aga mis on me oleme ausus ise, me ei tee seda mitte iialgi, mitte kunagi. Ja siis, ja et seda siis oma kinnitada, siis Arne Koitmäe ütles, et jaa, selles episoodis seda audiitor kontrollis ja kontrollis pisteliselt ja käsitsi, ühesõnaga nagu juhuslikult ja sealt ei tulnud mitte midagi välja. Selle kohta muidugi on öelnud ka teatud ka IT-spetsialistid, et seda ei ole võimalik käsitsi kontrollida, et see infovoog on nagu see umbes niimoodi nagu kiirrong kihutaks 1000 kilomeetrise tunnikiirusega sinu eest läbi. Eks ole, sa ei saa nagu, et sa ei saa nagu, sa ei näegi teda isegi, eks ole, et rääkinud sellest, et sa saaksid teda kinni pidada, eks ole, või näha selle midagi, eks ole, mis värvi ta isegi on. Ja nüüd selgub, et audiitor on protsessi kontrollinud, aga selle protsessi kohta, mida väidab Arne Koitmäe, et on seda teinud, ei ole protokolli. Ja selle kohta ei ole mitte mingisugust kinnitust, et see kontroll oleks toimunud või et ta oleks midagi välja selgitanud, ei seda, et seal on vahetatud, ei ka seda, et seal ei ole vahetatud. Et ta jäi vahele väga häbitu valega, mis on minu meelest on see kuritegelik. Ja siis seal on veel ka see asi, et Märt Põder on tegelikult küsinud väidetavalt olla, et okei, nüüd tuli välja, et seda protokolli ei ole, ehk siis kirjalikku tõendit ei ole, aga väidetavalt olla kusagil mingisugune videosalvestis sellest, kuidas audiitor oma tööd teeb, eks ju. Nii, Märt Põder on korduvalt küsinud Vabariigi Valimisteenistuselt seda salvestist siis, et ta vaataks spetsialistina ja talle keeldutakse seda andmast. Nii, et ma arvan, et me oleme selles e-valimiste protsessis, mis siiamaani on öeldud, et kõik on kõige paremas korras, me oleme mingisuguses kohas, kus tegelikult peaks olema, see on selge, et asjad ei ole õiged, asjad ei ole puhtad, on toimunud midagi, seda varjatakse ja võimalik, et on sooritatud ka kuritegu, vähemalt on sooritatud valetamine selles osas, toimunud valetamine selles osas, nii et ma ikkagi küsin, et kas need viimased ka Riigikogu 2023. aasta valimised, nende tulemus on üldse legitiimne? Jah, seda me ei saa nähtavasti kunagi teada, aga Eva, kuidas sulle tunduvad, mis peab olema, mis võiks olla järgmised käigud, et kas peaks selle valetamise kohta kuriteoteate tegema või et mis võimalused meil siin üldse võiksid olla? Võimalus on jah kuriteoteated teha ja eks see fraktsioon ja meie erakond, eks ole, ei jätta seda teemat kuidagi nagu jälle käsitlemata ja selle eest võitlemata, aga mina nagu kõige rohkem loodan, et Eesti inimestel ükskord saab sellest naiivsusest endal ka nagu villand ja nad tulevad kuidagi nagu sellest mugavustsoonist välja ja saavad aru, et e-valimisi on võltsitud ja võltsitakse edasi ja kui meil on nüüd, eks ole, tulemas ka M-valimiste võimalus, et siis kui mugav peab sellel inimesel olema nagu siis osaleda selles protsessis, mis määrab sinu elu. Et inimesed, mina tahaks küll, et inimesed ise ka lõpuks, et lõpetame ära selle naiivsuse, et see ei ole enam täiskasvanud inimestele kohane. No mina arvan, et tegelikult mis on nagu lahendus, see on ainult üks lahendus, e-valimised tuleb ära lõpetada, sellepärast, et me oleme korduvalt ju rääkinud seda juttu, et inimesed minge paber valima, ärge valige, ärge tehke neid e-valimisi või ärge valige siis interneti teel, aga nii kaua,
niikaua, kuni see süsteem eksisteerib ja ainult kas või 10 inimest, noh, ütleme reaalselt ka teevad selle asja e-valimiste teel, nii on see põrguuks avatud ja noh, põhimõtteliselt saab sedakaudu valimistulemust mõjutada ükskõik kui suures ulatuses seestpoolt. Aitäh, head saatekülalised, head vaatajad, võtke Helle-Moonika Helme nõuannet kuulda. 19. oktoobril on meil jälle valimised, minge kindlasti valima, leidke see aeg ja ärge olge nii mugavad, nagu ka Eva soovitas, vaid ikkagi valige paberisedelil ja sellel õigel päeval. Aga aitäh vaatamast ja kõike head!